Tere, head lastekiriku lapsed! Tervitan teid tänasel suurel nädalal või vaiksel nädalal. Täna kuuleme, mis juhtus suurel neljapäeval, suurel reedel ja ülestõusmispühal. Aga nagu alati me oma tundi alustame, teeme üheskoos palvemaja. Põrand, seinad, katus, sarikad, naelad kinni, aknad kinni, silmad kinni. Kallis Jumal, täname, et oled kinkinud meile elu ja tervise. Tänu, et oled meie päästja ja kuningas. Õnnista ja hoia meid Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Suurel neljapäeval kutsus Jeesus jüngrid enda juurde ja need istusid lauda pühaõhtu söömaajale. Jeesus võttis leiva, murdis ja ütles: võtke ja sööge seda, see on minu ihu teie eest antud. Samamoodi võttis ta veinikarika ja ütles: võtke ja jooge sellest, see on minu veri teie eest valatud. Jüngrid sõid ja jõid. Ja ka igal pühapäeval kirikus võime meie osa saada sellest pühaõhtu söömaajast, minnes armulauale, kus jagatakse leiba ja veini. Kui Jeesus käis siin maa peal ringi ja kuulutas inimestele taevariigist, siis kõigile inimestele see ei meeldinud. Mõned inimesed ei saanud aru või ei teadnud, et Jeesus oligi see Messias, kes pidi tulema. Jeesus löödi risti ja ta suri. Tema sõbrad ja jüngrid olid väga kurvad. Nad ei mõistnud, miks nii pidi minema. Nad võtsid ta keha ristilt alla ja viisid selle kaljuhauda. Ja sellele veeretati ette suur kivi. Kolme päeva pärast läksid naised haua juurde. Ja mida nad nägid? Kivi oli haua eest ära veeretatud. Ja seal seisis üks ingel, kes ütles: ärge kartke, olge rõõmsad. Jeesus ei ole surnud, ta on üles tõusnud. Ta on elus. Minge ja rääkige sellest kõigile. Ja ka tänasel päeval me räägime kirikus kõigile, et Jeesus elab. Ta on üles tõusnud ja ülestõusmispühad ongi rõõmsad pühad. Ja rist on kristlaste seas sümboliks. Mitte see rist, kus Jeesus on ristil, vaid just nimelt tühi rist, kus Jeesus on üles tõusnud. Olge siis teie ka rõõmsad. Halleluuja!